Tervishoiusektor on väga suure süsiniku jalajäljega. Tartu Ülikooli Kliinikum on seatud eesmärgi saavutamiseks ainsa haiglana Eestis rakendanud Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja auditeerimise süsteemi EMAS. Kliinikum on keskkonnategevuskavaga seadnud eesmärgiks suurendada energia- ja ressursitõhusust, vähendada jäätmeteket ja edendada ringlussevõttu, suurendada keskkonnateadlikkust nii oma töötajate kui ka patsientide ja üldsuse seas. Kliinikumi hoonete juures on mitu Tartu rattaringluse parklat. Populaarne on ka isiklike elektritõukerataste kasutamine. Nende laadimiseks rajati 2022. aastal peahoonesse töötajatele elektritõukerataste laadimisjaam. Lisaks tagab Bolti renditeenus selle, et meie peahoone juures on alati piisavalt elektritõukerattaid ja töötajatel mugav kojuminek kindlustatud. Ühe operatsiooni teostamiseks on vaja laoruumist võtta hulgaliselt erinevaid steriilseid, ühekordseid ja korduva kasutusega tarvikuid, mis kõik on pakendatud kahekordsesse kile- või paberpakendisse. Ükshaaval vajalike tarvikute avamine pikendab õel operatsiooniks ettevalmistamise aega ja tekitab hulgaliselt jäätmeid. Olukorra ressursitõhusamaks muutmiseks ning jäätmete tekke vähendamiseks oleme uuendanud oma tehnilist baasi ja muutnud töövõtteid. Vertikaalladu Kardex tagab laopinna ratsionaalse kasutuse, võimaldades ladustada nii steriilset kui ka tehaspuhast meditsiiniseadet. Üleminek korduvkasutatavatele konteineritele ja kliendipõhistele ühekordsetele katmiskomplektidele, mis sisaldavad kõiki vajalikke komponente ühes pakendis, vähendab märgaltavat operatsioonitoas tekkivate jäätmete hulka. 2023. aastal tehtud operatsioonidest kasutasime kliendipõhist komplekti 7169 korral ehk kokku 43% kordadest. Operatsioonitoa tegevus on suure süsiniku jalajäljega ja selle üheks oluliseks allikaks anesteesias kasutatavad meditsiinilised gaasid. Soovitatakse loobuda gaasidest, mis püsivad atmosfääris kaua, nagu näiteks naerugaas ja tesfluraan. Esimene neist püsib atmosfääris 115 aastat ja teine 14 aastat. Tesfluraani kasutatakse väga harva ning oleme valmis tegema sammu selle loobumiseks. Koostöös tootjaga otsib anestesioloogia osakond ka võimalusi tesfluraani kogumiseks. Eelistame gaasidele veenisiseseid anesteesiaravimeid ja kui kasutame gaase, kasutame madalaid pealevoolusid, et jalajälg oleks võimalikult väike. Panustame kliinikumis mittesteriilsete kinnaste kasutamise vähendamisesse. Mittesteriilseid ja steriilseid kindaid tarbiti 2022. aastal üle 14 miljoni kinda. Steriilsete kinnaste kasutamist me ei saa mõjutada, kuid saame mõjutada mittesteriilsete kinnaste kasutamist olukordades, kus neid ei pea kasutama. Moodustati infektsioonitöörühm, kus on esindatud kõik kliinikud ja meditsiinilised teenistused. Projekti eesmärgiks on vähendada ebaotstarbekat kinnaste kasutamist ning suurendada käte antiseptikumide kasutamist. Kindaid tuleb kasutada kokkupuutel kehavedelikega, süsteravimite ettevalmistamisel ja nende manustamisel, välja arvatud vaktsiinid, siis kokkupuutel limaskestade ja kahjustunud nahaga ning kokkupuutel kemikaalidega. Eelmisel aastal vähenes mittesteriilsete kinnaste kasutamine tervishoiutöötaja kohta 11%. Üks tervishoiutöötaja kasutas keskmiselt 3400 mittesteriilset kinnast aastas. Meie hinnangul on võimalus vähendada seda veelgi. Kliinikum ei kasuta enam patsientide ja töötajate toitlustamisel ühekordseid nõusid. Alates 2022. aasta lõpust ei ole võimalik kliinikumi kohvikumist toitu kaasa osta ka biolagunevates ühekordsetes nõudes. Selle muudatusega vähenes kliinikumis olmejäätmete tekke 4 tonni võrra. Toitu saab kaasa osta enda korduva kasutusega nõudega ja Ringo korduspakendiga. Kliinikum panustab töötajate ja patsientide sorteerimise teadlikkuse tõstmisesse, et saaks rohkem jäätmeid ringlusesse saata. Selleks investeerisime avalike ruumide sorteerimislahendustesse ning avalikes ruumides on võimalik sorteerida pakendeid, biojäätmeid ja segaolmejäätmeid. Kliinikumis tekib ühes aastas jäätmeid circa 1300 tonni ehk peaaegu 5 kilogrammi ühe voodipäeva kohta, millest moodustab 600 tonni olmejäätmeid, 90 tonni segapakendit, 150 tonni paberit ja kartongi ning 30 tonni biolagunevaid jäätmeid.
Kliinikumis kasutatakse puhastamisel ühekordsete lappide asemel mikrokiudlappe. Mikrokiudlappide kasutusele võtmisele oleme saanud vähendada oluliselt koristuskemikaalide kasutamist. Energia tarbimine on kliinikumi üks olulisemaid keskkonnamõju kohtasid. Aastas tarbib kliinikum 49 836 megavatt-tundi energiat, millest elektrienergia moodustub 23 000 megavatt-tundi. Kliinikum on üha enam pööranud tähelepanu elektritarbimise vähendamisele. Suurt tähelepanu pööratakse energiasäästule valgustuses. Näiteks 2023. aastal investeerisime sellesse, et vahetada olemasolevad valgustid LED-valgustite vastu, millega hoidsime kokku hinnanguliselt 1530 megavatt-tundi elektrienergiat. Et energiatarbimist vähendada, investeeritakse kliinikumis igal aastal liikumisandurite valgustite paigaldamisesse nii koridoridesse, WC-desse, vannitubadesse ning kui ka riietusruumidesse. Kliinikum on kujundanud 5 erinevat energiasäästu infokleebist töötajate teadlikkuse tõstmiseks. Näiteks printerite infokleebisel on soovitus printimise vähendamiseks. Printimine küll igal aastal väheneb, kuid jätkuvalt prinditakse kliinikumis aastas üle 3 miljoni lehe. Pistikute infokleebis juhib tähelepanu sellele, et kasutatakse õiget pistikut, millega vähendatakse energiatarbimist. Kraanikleebisega juhime tähelepanu sellele, et tilkuvaid kraane ei tohiks tähelepanuta jätta, eesmärgiga piirata vee raiskamist. Kliinikumi keskkonnavaldkonna kõigi tegevustega saate tutvuda kliinikumi kodulehel oleva rohelisema kliinikumi alalehel.